investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Sõrsk kuuleb. Tere head investeerimishuvilised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisajast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 18. juuni, kell on 18. Aeg on teine kui tavapärased lindistustel. Minu nimi on Tarmo Taninas, minu vastas hea sõber, kolleeg Meelis Maasik. Ja täna meil on Meelis natukene teistsugune saade, et nagu eelmisel aastal, eile vaatasin üks päev tagasi täpselt, eelmine aasta samas kohas ja selle hooaja lõpetasime, nüüd oleme ka siin. Ma ei tea, kaua me siin Meelisega räägime, juttu peaks kauem jätkama, et meil on siin päris palju slaide, aga kui meil nii-öelda see ametlik osa nagu läbi on, siis need, kes on tulnud kohale, siis teeme väikse pausi ja siis tuleb selline mitteametlik osa nende premeerimiseks, siis paar üllatust ka. Ja, väga äge, et nii palju investeerimishuvilisi on, kes kõik kuulavad investeerimisjutte ja need, kes koha peale ei saanud tulla, siis kindlasti vaadake YouTube'ist, kuna tänane osa on koos videoga ja slaididega, et siis on paremat ülevaadet saada. Millest me Meelis siis täna räägime, et kui me seda materjali hakkasime kokku panema, et tavapäraselt me räägime ju, mis viimasel nädalal juhtus ja mis uue nädal võiks saama hakata. Võib-olla see aasta võiks ka rääkida, et mis on siis selle hooaja nagu toimunud ja kuna nüüd suveperiood tuleb vahele, siis ütleme selle ka ära, et meil nüüd podcasti küll ei ole, aga blogis korra kuus me kirjutame ikka, et mis me siis nagu tegime ja mis me nagu mõtleme. Aga et te saaksite suvel siis mõelda erinevate ideede peale, eks me siis nendest ka pärast räägime. Ja, et üldiselt vaatame, mis sellel aastal toimunud on, mis turgudel on toimunud ja kuidas turgudel see tootlusosa just on. Ja loomulikult vaatame siuksed, investoreid võib-olla kõige enam kõnetanud teemasid ja mis on need sektorid võib-olla, kuhu tasuks siin järgmised aastad vaadata ja miks tasuks sinna poole vaadata. Aga hakkame siis liikuma. Hakkame liikuma ja muuseas, siin on QR-kood, kui te soovite neid slaide endale mobiiltelefoni saada, siis kasutage võimalust, saate võib-olla sisse zoomida, meil on palju graafikuid, palju tabeleid, mida on võib-olla pärast huvitav jälgi vaadata. Aga Tarmo, räägime siis kõigepealt võib-olla nendele kuulajatele natuke Peetritest, et kes võib-olla ei ole siin aastad kuulanud, et võib-olla ei teagi, et meil on erinevad portfellid. Ja, et kuna seda materjali on nii palju ja graafikuid, siis me ei tahtnud teid numbritega ära koormata nüüd siin slaidide peale, et kes tahab neid nagu näha, siis meie blogis on igakuiselt need viimased uuendused olemas, nädal aega tagasi alles nagu uuendasin siin nagu mai lõpu seisu, aga ma räägin siis võib-olla natuke nendest tegelastest, et meil on tegelikult täna 3 tegelast ja 4 portfelli, et kuidas me sinna nagu jõudnud oleme. Alustame võib-olla siis sellest Britast, et kelle portfell saab nüüd juuli alguses 2-aastaseks. Me tegime selle sisuliselt 2 aastat tagasi. Ja kuna meil oli 2 sellist tegelast ees olemas, et väike Peeter püüdsime teha sellise kas nüüd päris tüüpiline Eesti perekond on, aga püüdsime sellise perekonna välja valida, et kellel soovi korral oleks võimalik nagu investeerida. Et see perekond alustas siis 10 000 euroga, alguses säästis 250 eurot, siis mingil hetkel mäletad Meelis, kui see tollisõda tuli ja hinnad läksid hästi madalaks, siis väike Peeter tahtis rohkem osta ja kas nüüd õhu kõrvalt me päris nagu ei arvanud, aga me mõtlesime siis välja, et väike Peeter sai palgatõusu. Ja ta siis hakkas säästma 500 eurot iga kuu. Temal ütleme siis on umbes 2,5 aastat investeeritud. Septembris saab 3 aastat. Enne siia tulemist vaatasin, kuidas siis nagu läinud on. Ega ma seal väga suurt riski ei võta, pigem suhteliselt konservatiivne. Ja siis 2,5 aastaga oli 37% täna nagu pluss poole peal. Ja päris korralikult nagu kasvanud. Ja muidugi turud on ka toetanud. Siis Baby-Rivita, nagu ma ütlesin, juulis saab 2-aastaseks see portfell. Põhimõtteliselt tema ise ka siis 2-aastaseks. Eesmärk oli ju see, et teha nii-öelda nagu 18-aastane nagu teekond. Ja et me siin tegime erinevad kalkulatsioone ka, et
et noh, tema siis põhimõtteliselt alustas sealt enam-vähem 500 eurost, mis talle nagu vanemad siis ja noh, ütleme kingitustega sai seda raha ja siis vanemad hakkasid iga kuu 150 eurot investeerima, millest siis 80 eurot on lastetoetus, et siia tulles kuulsin raadiost, kus räägiti, et noh, Eesti riik on nii üle jõu elanud, et äkki võetakse lastetoetus kõvasti ära, et ma ei tea siis, mis siis väike beebi Brita tegema peab hakkama, eks me peame siis vanemad peavad rohkem toetama, et ei tahaks alla 150 võib-olla minna. Aga tema on siis, ja me arvutasime, Meelis sinuga minu arust oli 8% oli, me võtsime aasta eesmärgiks ka mitte väga suurt riski nagu võtta ja siis me saime sinna 70 000-ni enam-vähem, kui ta täisealiseks saab. Täna ta portfell on siis saab kohe 2 nädala pärast 2 aastaseks ja täna siis 2 aastaga on umbes 28%, 27,5% plussis. Et tegelikult on ees on jah, et noh, ütleme seal üle 13%, aga nagu ütlesin, et kindlasti võib nagu keerulisemad aastad ka tulla, aga ta on siis 2 aastaga noh, pea sisuliselt nullist 5200 eurot on suutnud nagu siis täna kokku nagu korjata, aga noh, sellest kõigest saate siis rohkem lugeda sealt blogist, aga siis on see Suur-Peeter, et noh, tema see on nagu lõhestunud isiksus natukene, et alguses tal oli üks portfell on ju, portfelli sees olid meil reeglid enam-vähem, et meil võiks olla pooleks kasvuaktsiad ja pooleks siis nii-öelda rahava pool. Kui me see portfelli hakkasime looma, siis kasvuaktsiad eriti ei olnud, kõik asjad tundusid nii kallid ja siis mingil hetkel, kui see tollisõda pihta käis ja noh, ütleme, aktsiad palju alla müüdi, siis oli pigem nagu teises ääres, meil oli nagu rohkem siin kasvuaktsiad, vahepeal oli 2/3, pea 70% olid kasvuaktsiad. Ja no suuresti tänu Meelise geniaalsetele ideedele juhtus see, et 2 aastaga see portfelli väärtus 2-kordistus, et noh, põhimõtteliselt miljonist sai 2 miljonit ja siis ma aitsin ideaalset võimalust, et kuidagi nagu teha selline portfell, kus siis Meelis saaks rohkem nagu möllata ja mul oleks ka tore, et siis lõime nagu portfellid lahku, et Suur-Peeter tegi 2 portfelli, et noh, ühes on siis kasvuaktsiad. Uskuge mind, Meelisega on väga tore podcasti teha, aga vahepeal on tüütu ka, kui ta ikka öösel saadab ideid ja eile ka ütles, et tahaks osta, aga raha ei ole. Ja noh, kui ta varem siis nuias siis nagu sealt võlakirja poole pealt, siis nüüd ta peab ise majandama, et noh, et midagi nagu osta, siis tuleb midagi müüa, on ju. Aga nali naljaks on ju, et me lõime selle nagu lahku millagi selle aasta jaanuari lõpupoole on ju. Ja ega siis alguses Meelisel väga lihtne ei olnud on ju, et noh, turud tulid ka allapoole, noh, miljoniga alustasime, mingil hetkel oli 120 000 miinuses juba. Täna siia tulles vaatasin on 220 000 plussis ja 2 nädalat tagasi oli 300 000 plussis. Ehk see on kindlasti portfell, mis kõikidele investoritele ei sobi. Noh, nagu Meelisele meeldib öelda, et seal on asjad, mis võivad paukuma hakata ja aga paukumine võib mõlemas suunas kahjuks toimuda, on ju, et praegu on nagu ühes suunas nagu läinud. Aga ei noh, eks te saate ise hinnangud anda, aga Meelis on kindlasti tubli olnud ja teine pool on siis see rahava portfell, noh, mis ongi nagu rahulikum ja see oli siis eilse õhtu seisuga natuke üle 12% plussis jaanuari lõpust on ju. Ja seal on tõesti, noh, ongi, päris paljud on sellised dividendi aktsiad, mis mul ka endal on ja Meelisel kindlasti enda kasvuaktsiad ja eks see peegeldab natuke neid ideid, et eks me ju ei tee ainult podcasti pärast neid ideid, eks me otsime endale ka on ju. Aga siis laias laastus on see seis siis täna selline jah. Ja, et kindlasti see kasvuportfell noh, ei ole nõrganärvilistele, seal on korralikult volatiilsust, et siin turul näha on, et sükke pluss-miinus 50% on üsna tavaline, aga eks me üritame manageerida ja võib-olla mitte nii aktiivsed olla, kui me siin oleme olnud, et üritame natuke pikemalt positsioon hoida, et need ideed on head. Ja, et päris valus on Meelis olnud, kui meil on mingi idee välja pakkunud ja noh, ongi hästi läinud ja siis me saame paari kuu pärast või poole aasta pärast klienti või teeme kuulaja kirja, kus nende portfellisse tõusis 5 korda ja meie müüsime 30% kasumiga ära on ju. Jah, aga no ütleme nii, et eks turgudele kunagi saagi kõik selgeks, et eks me õpime koos turgudega ja koos teiega, et kuidas olla paremad.
Aga läheks selle slaidi juurde, et kui me aasta alguses tegime siin aasta prognoose ja mõtlesime, et kuidas siis turgudel see aasta võiks minema hakata. Ja ma mäletan, sina olid natuke siukse tagasihoidlikum turgude väljavaadete osas. Ja ma üritasin tark olla, aga elu näitas, et statistika ja Meelise ajaloo tabelite vastu on päris ohtlik minna. Et aasta pole küll läbi, aga suure tõenäosusega ma kaotan selle prognoosi. Mines tea, aga tõesti siin on tabelis on nii-öelda pullituru erinevad aastad ja me täna pulliturul olemegi jõudmas sinna 4. aastasse. Me oleme seal poole peal ja ajalooliselt see pullituru 4. aasta ongi roheline olnud, et väga suure tõenäosusega see jääb ka roheliseks, et ainult üks aasta on nagu negatiivse tootlusega olnud ja see nagu andis julgust olla turgudel siiski positiivne. Jaa, aga ma ütlen, me tegime ju prognoose mitme asja kohta ja minu meelest, ma ei tea, võib-olla sa hiljem räägid, aga üks oli ju krüpto, mis oli iga 4. aasta miinuses ja sellega on küll praegu halvasti. Ja, sinna kohe jõuame, aga enne veel lähme selle S&P 500 ajalooliste tootluste juurde, et nii müstika kui see ole, et see on hea tabel, et me oleme 4. aastat järjest üles liikunud ja need üles liikumised on ikkagi kahekohalised protsentuaalsed tõusud olnud. Kas see võib jätkuda? Võimalik, aga kui seda tabelit nagu natuke vaadata, et siis Iirt vist ei näe, aga siin mingisuguseid selliseid tsükleid võib ka sellest tabelist välja lugeda, et kui te näiteks vaatate seal 1948 algusega seda tulpa seal, et siis on nagu iga siuke 3., 4. aasta on ikkagi siuke punane aasta tulnud, et nende ilusate roheliste aastate vahel, et need tsüklid paraku on nagu siuke 3, 4, 5 aasta tagant, et korra tehakse siuke reset ja siis liigutakse edasi. Ja aeg-ajalt on ka siuksed supertsüklid, nagu ütleme siin 1982 kuni 1989, siuke järjest väga tugevad turgudel. See muidugi ei tähenda seda, et aasta sees ei toimu turgudel korrektsioone, et siin vahepeal võivad korrektsioonid päris sügavaks minna, et 1987 ka aasta sees oli turgudel 33% korrektsioon, samas aasta lõpetati plussis, on ju. Et nii-öelda selle ajaloolise keskmise tootluse hind selle tabeli põhjal on 10% aktsiaturgude keskmine tootlus, aga seejuures iga aasta keskmiselt on olnud 16% volatiilsus langus. Et see on see ongi see tootluse hind, on ju. Ja neid supertsükleid viimasel ajal, viimane oli siin tegelikult 2009, on ju, peale seda suurt kinnisvarakriisi, et siis oli sisuliselt meil oli 9 aastat väga tugevat turgu, kus iga aasta nagu mindi üles, on ju. Ja, et sa sinna nagu tulid, et tavaliselt jah, et nagu saaks palju ja pikalt tõusta, siis vahepeal peaks nagu palju kukkuma ka, on ju, et see baas nagu allapoole tuleks, aga me rääksime vist seda eelmistes podcast'is ka natuke, aga tuletan meelde, kes kõik pole nagu kuulnud, et Meelis tõesti mainis, et pikaajaliselt see 10% kanti see SP500 kipub nagu tõusma, kui me võtame väga pikaajalise kogu aegreaalselt, on see 9 kandis kuskil. Aga tõesti, kui keegi oleks investeerinud, ütleme üks päev vahetult enne seda 2008. aasta nagu krahhi, siis järgmine aasta oleks pool läinud, praktiliselt on ju SP500 oleks nagu raha pannud. Aga kui oleks nagu mitte midagi teinud ja tänase päevani lihtsalt nagu hoidnud, siis $100,000 või eurost oleks saanud üle $500,000 ja siis see keskmine aasta tootlus oleks ikka tulnud sinna 10% kanti. Ja see peabki nagu, see on võimalik ainult siis, kui viimastel aastatel meil ongi siin väga head suurepärased tulemused nagu olnud. Aga eks see nagu investeerimise puhul üks selline kuldreegel on, et kuidas sa ise enda tundeid suudad nagu hallata, on ju. Ja ütleme, teine pool on siis, kui hästi sa suudad neid väärtused vaadata, et millal midagi müüa või osta, on ju. Ja, et võib-olla
ütleme, tuleb alati nii mõelda, et neid krahhe toimub ikkagist suhteliselt harva, et kui see krahh juhtub tulema, siis kasutage võimalust ja pange silmad kinni ja buy the dip. Ja Meelis, mis sinu jaoks on krahh? Kui palju turg kukkuma peab? No ütleme nii, et kui juba 20% S&P on all, no siis tõesti tasub väga agressiivne olla juba. Et ajalooliselt neid 20% suuremaid languseid esineb ikka väga harva. Et siin tabelist vaadata on ju viimane siuke oli 2022 on ju, enne seda oli COVID, 33% langust ja siis tegelikult ei oli 2008. Jah, tõesti, et need on siuksed arukordsed võimalused, et kus tasub olla agressiivsem. Aga kui me nüüd vaatame siin, et 4 aastat tõenäoliselt meil tuleb siin plussi on ju, roheline värv võidab on ju, et ütlesin, 3-4 aastat pingutab välja, et nüüd on 2 varianti, et kas järgmine aasta meil on langus või on meil uus supersükel? Jah, et kes teab, on ju, keegi ei tea. Et tasub pigem tõenäosus on see, et tasub olla alati positiivsem. Ja see tabel järgmine on ka päris ilus roheline meri on ju, et siin on erinevad varaklasside liikumised ja ka siin vaata loeb seda tsüklit välja aeg-ajalt on ju. Iga siuke 3-4 aasta tagant on nagu korra siuke punane lainetus ja täna me oleme jälle siukse 4. roheline aasta ja ma näen siin ainult 2 negatiivset tootlust aasta alguses, on kuld ja Bitcoin. Kullaga on muidugi see lugu, et kuld oli sellel aastal juba 30% plussis vahepeal, kuni see nii-öelda väike siuke bubble mull lõhkes ja sealt nüüd tippudest on 25% allapoole liigutud, mis on aasta algusest kullane ka miinusesse viinud. Ja siis see Bitcoin. Ma vaatangi, et üks number ei mahu sul siia ära tabelisse, et see Bitcoin on 15 aastaga iga aasta keskmisena 125%. Ja, et ütleme, kõik siin turgudel on tsükliline, nii nagu on ju ilm, meil on kevad, suvi, sügis, talv, nii on ka turgudel on erinevad raha nagu tsüklid on ja nii on ka Bitcoinil vähemalt viimase 15 aasta jooksul iga siuke 4. aasta tundub, et on nagu negatiivne olnud, seekord oli ütleme see 3. aasta ka kergelt ja see 4. aasta nüüd on väga suure miinusega ja peab nagu seda ütlema, et Bitcoin on pool enda väärtuses kaotanud ja väga suure tõenäosusega see aasta tehakse Bitcoinil põhjad ja millal need põhjad nagu on, minul endal isiklikult on töö juures väga hea indikaator. Meil on üks kolleeg on ju, kes on siuke permanentselt karune on ju ja kui eriti Bitcoini karu ja kui see Bitcoin ikkagist kukub nagu väga veriseks juba, et kui tema hakkab nagu väga hullult karjuma, I told you that see on nagu null väärtus, et siis on nagu siuke täielik ostukoht, see on nagu alati nii olnud, et siis tuleb lihtsalt tuimalt osta. Sul on kolleeg, mul on, ma arvan, 3-5 klienti, kes on kogu aeg kurvi taga on ju, et kui me siis pildi meelisega kokku paneme, siis saab suhteliselt hästi hinnata. Ja, et hoiame Bitcoinil silma peal, kahjuks Peetritesse seda osta ei saa, et omad kriteeriumid, mis me sinna saame valida, aga eks me saame siis stuudios rääkida, kui tundub siuke trendi muutus tulevat, aga tõesti tasuks veel tähelepanu juhtida 2 viimasele veerule, et kus on siis 15 aasta tootlus, et 2011 kuni 2026 ja tõesti, kui vaadata Bitcoini tootlust, ma ei tea, see protsendi summa nii suur, et see on mitmed sajad seal X-id on ju. Aga Nasdaq on ikkagi hullumeselt ka hea peaaegu 20 on ju. Ja, et aga see, kes nagu on Bitcoinis seal algusest saati sees istunud, et see on saanud 121% aastast tootlust, et ulme number. Aga loomulikult ma ei tea ühtegi siukest inimest, et pigem võiks vaadata sinna tehnoloogiasektori poole, et siin on ka Nasdaq 100 indeks on ju 15 aastaga 1413% ja keskmiselt siis 20% aastas. Ei ole üldse halb on ju. Müügi koht, ma ütlen selle peale. Ja, et siuke täielik rohemeri. Aga liikudes edasi nagu globaalsete turgude juurde, et siin on üks slaid turgude tootlusest alates siis 2025 algus. Et minu arust need on ka väga müstilised numbrid.
et siin on nagu päris, mõned turud on täitsa 3-kohalise protsentuaalse tootlusega. No Lõuna-Korea on muidugi, me oleme põgusalt sellest varasemates podcastis ka rääkinud, aga seal on põhimõtteliselt 2 firmat, kelle kelle osalus siis indeksis on natuke üle 55% on ju. Ja kui need aktsiad on nagu kosmosesse läinud, see on siis viinud üle 4 korraga kogu Lõuna-Korea börsi nagu ülespoole. Ja Lõuna-Korea börsil on ikkagi see inimlik ahnus on, et kui ikkagi nagu kõik läheb nagu ülespoole ja siis vahepeal tuli 10% turgu allapoole, siis riigi president hakkab investoreid rahustama, et hakkas ka supertsüklist mille pärast rääkima, et ma ei tea, kas ta Meelis sinuga rääkinud, aga et on supertsükkel on ju ja siis samal ajal tehakse võimendusega ETF, et sa võid nagu kohaliku Korea börsi osta võimendusega, suhet 2 ettevõtet. Ja, aga üldiselt tõesti, et ma arvan, et investoritel paar viimast aastat on olnud ikkagist väga head aastad. Aga ma ei näe Eestit siin. Kas on nii kole, et ei mahtunud just tabelisse? Jah, hea küsimus, et liiga väike ilmselt riik, et siin on sellised suuremad. Aga tõesti, et kui sa panid silmad kinni ja panid indeksitesse erinevatesse riikide omadesse, siis tõenäoliselt oled 30-40% plussis ja tõesti, kui sa juhtusid valima seda Indoneesiat, et siis oli halb õnn on ju. Indoneesia on... veel toredam, kui sa Venemaa börsile investeerisid. Jah, et siis on vist üldse läinud, et sinna ei saa enam ligi. Aga rääkides võib-olla natuke korrektsioonidest ka, et aktsiaturud, ongi siuksed, et nad ei liigu lineaarselt on ju, et siuksed korrektsioonid ja volatiilsus käib asja juurde, et see on üks mängu osa on ju. Ja ka see aasta, ma ütleks, meil on üks siuke suurem korrektsioon juba olnud on ju, see oli seotud Iraani konfliktiga, kus turud kukkusid seal 10%. Huvitav on see, et see aeg oli enam-vähem sama kui eelmine aasta on ju, on väike nihe võib-olla, aga ikka samas kohas. Ja täpselt jah, see ilmselt kokku sattumus, aga pigem selliseid korrektsioone toimub iga aasta, mõni aasta 1, mõni aasta 2, mõni aasta 3 on ju, mis lähevad üle 5%. Ja need korrektsioonid on nagu erinevates variatsioonides, et alati on mingi põhjus on ju, selle aastane see põhjus oli sõda on ju. Siin eelmine aasta oli hirmud AI bubble, see AI mullisuudes, kui tuli see korrektsioon seal 5,8% on ju, siis meil on iga aasta on mingisugused majanduslanguse hirmud, siis meil on mingi viirused, siis on inflatsioonid, siis on, ma ei tea, raha hind on ju, et käib nagu käest kätte igast aastast aastasse on ju, ja kui vaadata selle tabelit, et siis 2009 aastast keskmine aastane korrektsiooni sügavus on 7,8%. Et millega siis iga investor võiks nagu arvestada, et üle 5% on üldjuhul juba tekivad siuksed kohad, kus natuke tasuks võib-olla osta. Ja vaata, Meelis, sul tõesti siin on, põhjust ongi vist praktiliselt kõik, mõni aasta vist on vahele jäänud, kus midagi suuremat ei juhtunud on ju. Aga kui midagi suuremat ei juhtu, siis tõenäoliselt ongi aktsia hinnad ju laes, sest muresid ei ole. Ja, et see kahjuks ütleme, kui te soovite olla investori aktsiaturgudel, et siis volatiilsus käib asja juurde. Et see järgmine tabel on MAX 7 aktsiate langustippudest, et ei saaks just öelda, et oleme nagu pulliturul on ju, kõik aktsiaturud on ilusti üles liikunud, aga samas me ikkagist näeme nagu ikka siukseid top aktsiates väga suuri liikumise kohati, et kui sa mõtlesid, et aasta alguses okei, et sa lähed nagu kindla peale välja, võtad siin MAX 7 mingi top ettevõtte. Nagu eelmine aasta töötas ideaalselt. Jah, aga see aasta täitsa vastupidi on ju, Microsoft ta on praegu ka vist üle 30% allpool oma tippudest, Meta samamoodi, et kui sa lähed nagu suurelt ikkagist üksik aktsiates, siis sa võid nagu päris korralikult kõrvetada saada ka kvaliteetsete ettevõtetega on ju. Aga mis on positiivne, ütleme rääkides pullituru keskmistest nii kestustest ja tootlustest, siis täna me oleme jõudnud pullituru
pullituruga nii kaugel, et eelmistest põhjadest, mis oli 2022 aasta, me oleme jõudnud 100% kõrgemale ja seda siis 3,5 aastaga. Ja kui vaadata, millised ajalooliselt on pulliturude kestused ja tootlused olnud, et siis positiivne on see, et keskmine pullituru pikkus on 5,5 aastat, et justkui nagu meil on 2 aastat veel nii-öelda minna, et me jõuaks üldse keskmise pullituru kestuseni. Ja teine positiivne uudis on see, et keskmine tootlus selle 5,5 aasta jooksul on olnud 191%. Et täna me oleme alla 100% kandis. No vaata, meeldis päris palju selle AI, kas ta siis on mull või ei ole, igal juhul eufooria on kindlasti, on võrreldud selle sama 2000 aasta internetiaktsiate eufooriaga ja vaata, kui palju seal asjad üles läksid, on ju, et sellega võrreldes on ruumi küll ju. Ja, sellest veel pärast me räägime ja täpsemalt näitame erinevaid graafikuid, aga see tabel mulle meeldib. Meil on selles suhtes turgude nii-öelda tõusu osas täielik taganttuul, kui sellele graafikule või selle tabelile siin vaadata, et siis see aasta on ikkagist kirjutanud ennast jällegi ajalooraamatusse ja just sellega, et 9 nädala tõusuga, et 9 nädalaga turg siin tõusis on ju siin 19%. See teeb ajalooliselt 16. paremusel 16. nii-öelda aasta. Ja mis mulle siin nagu meeldib on see, et kui siuke hästi tugev momentum turul on tulnud, kus ostetakse väga kiirelt aktsiad tagasi, siis ajalooliselt jälle vaadates, et sellest hetkest järgmised aastad, kas 1, 2, 3, me näeme ainult rohelisi numbreid jälle. Sellest 20 aastast ainult ühel korral on 1 aasta hiljem negatiivne tootlus olnud aktsiaturgudel. Et see on, ma arvan, päris tugev taganttuul, mis annab nagu usku ja kinnitust, et me oleme ikka jätkuvalt pulliturul ja see võib veel kesta. Ütleme, jah, nagu siin seal tabelis oli ka, et selliseid 9 nädala rallisid on nagu päris palju ajalooliselt olnud, et ma tõin nagu mõned rallid siin välja, et kui täna meile tundub, et me oleme hästi kiiresti põhjadest tõusnud, et okei, et nüüd tuleb korrektsioon ja see pidu võib päris kiiresti läbi saada, et siis tegelikult sugugi mitte, et neid näiteid on nagu ajaloos nagu hästi palju, et kus see trend nagu jätkub oluliselt kauem kui 2 kuud ja 3 kuud, et siin ma tõin mõned variandid välja, et 2009 aasta on ju, 2019 aasta, et samamoodi kerge korrektsioon ja siuke väga tugev ralli 7 kuud järjest. Eelmine aasta näiteks 2025 samamoodi põhjadest 40% on ja vaata, kui ilus see trend on nagu läheb, et trend is your friend nagu, et ei tasu siin nagu alahinnata nii-öelda seda trendi tugevust. Samamoodi 2023 aasta, et peale sukast korrektsiooni, ilus momentum ja väga ilus trend 7 kuud. Ma näen siin on 4 graafikud ja 3 on 7 kuud ralli, et 7 on mingi maagiline number siin. Ma võtsin täiesti suvaliselt need. et loomulikult vahepeal lähevad korrektsioonid, meil just oli siin on ju kerge korrektsioon, siuke S&P, ma ei tea, kas ta ei teinud vist 5% seekord ära, kui juba tõusis on ju, et siuke tavapärane liikumine. Aga mis on selle kiire tõusu taga, siis me peame jällegi vaatama ettevõtete tulusid ja kasumeid. Pluss ikkagi investor tahnus sinna otsa. Ja see kõik see momentum, aga suures pildis, mis liigutab aktsia hindu, ongi revenued ja earnings. Ja kui vaadata sinna, kuidas eelmisel kvartalil ettevõtetel läks, siis läks väga hästi kasumaksja kohta 27%. See on USAs on ju. Selles mõttes, et me räägime USAs, nagu vaatame igal pool mujal maailmas, siis selle kasumlikkusega pole üldse nii hästi, kui eriti Euroopas on ju probleemid. On ju.
ja et sellepärast vist tasubki USA aktsiates sees olla. Et hoolimata Trumpist on ju. Ja, et aga ütleme, sellised hästi kiired kasumid aktsiate kohta üldjuhul tekivad peale sükest recessioni või majanduslangust, kui nii-öelda turud ja majandus tuleb august välja. Et aga täna meil on mingid teised narratiivid, meil on see AI kogu see investeeringute buum, et tõenäoliselt see on see küte seal taga, mis seda turgu nagu edasi viib, et kõik need sõjad ja kütuse teemad, Iraan ja poliitilised teemad, turg vaatab nendest natuke üle ja see on turg, on ju. Siit edasi minnes, et ma panin siia pildi, mis ilmastab, on ju, et millised need revenue kasvud siis on olnud. Et kui vaadata kõik neid suuremaid tehnoloogiaettevõtteid, siis tõesti need 12 kuu revenued on nendel 4 ettevõttel ligi 2 triljonit ja vaata seda tempo kiirust, kuidas need revenued on ju kasvavad. Et see on midagi müstilist, et need triljonid, need on nii hoomamatud numbrid, et see 1 triljon on nagu 1 miljon miljonit. Ja neid ettevõtted, sa räägid praegu tuludest, aga me räägime ka aktsiate nagu turuväärtustest, siis meil on ka juba vasti mingi 15 ettevõtet, kus on nagu triljoni väärtusega. Ja meil on loomulikult ka esimene triljonär juba tekkinud, on ju Elon Musk. Kuidas, kui sina oleks Elon Musk, et mis tunne oleks, kui sa oled rikkam, kui ma ei tea, Singapuri, Hongkongi ja mõned börsid kokku? Ei, väga hea tunne oleks, lihtsalt ilmselt see level oleks see, et triljonär, ta on esimene triljonär, on ju, et ilmselt siin liigutati juba nagu miljonärid täna on juba keskklass, on ju. Et see nihutas kogu seda ampluaad nagu ühe võrra edasi, et hea respekt ja tõesti need 4 ettevõtet aastane käive, Elon Muski varade väärtus, on ju. Et need on nagu meeletud summad ja tuleb ilmselt sellest ka aru saada, et kus need revenued lähevad siis. Need ei jää nagu ettevõtte kontodele istuma. Need revenued lähevad on investeeringuteks, kapetsi kulutusteks ja siin on üks Morgan Stanley prognoos, on ju. Et kui nad eelmised aastad arvasid, et millised need investeeringute suurused võivad nendel ettevõtetel olla, siis nad on uuesti prognoose pidanud üle vaatama ja nad näevad, et need kõik samad ettevõtted investeerivad veelgi suuremaid summasid. No me näeme ju tegelikult, alguses nägime, et tehti võlakirjaemissiooni, on ju. Oraakliga oldi võib-olla keskmisest rohkem mures, et bilanss ei ole kõige tugevam ja kogu aeg, kui sa siis võlga tõstad, on ju, et kas siis nagu tulud ka seda ära hakkavad katma. Eriti kui me nüüd vaatame, et ameeriklastel on uus keskpanga juht, kes ka eilses nagu esimeses ütleme siis esinemises ei olnud väga nii-öelda investori sõbralik, et ei ole kuskilt näha, et see intress nagu allapoole tuleks, pigem võib isegi see aasta ühe korra nagu ülespoole minna ja see võib-olla, täna turgu see muidugi huvita, see ahnus on nagu suurem. Aga siis, mis viimasel ajal on tegema hakatud lisaks võlakirja emissioonidele, aktsiaemissioon on ka ju tehtud, on ju. Ja võib-olla siin Meta plaanib teha, aga Alphabet on kõige võib-olla nagu tuntum, on ju, 80 miljardit ja sellest 10 miljardit oli ju Berkshire veel reserveeritud. Ehk põhimõtteliselt, kui meie eelmine aasta külastasime ka seal aktsionäride koosolekut, siis oli ka seal palju tähtsad ninasid eesotsas Apple'i juhiga kohal on ja ma arvan, vasti kutsutakse Alphabeti juht ka sinna koosolekule. Kindlasti siis neil on nagu päris arvestatav osalus, aga Aabel siis uue juhina usub ka sellesse, ütleme, millest sa räägid, on ju. Ja muidugi järgmine slaid tasuks jällegi tähelepanu pöörata, et McKinsey on ju ka analüüsis siin nende investeeringute, AI investeeringute suurust ja nende prognoosi kohaselt siis aastaks 2030 nemad näevad siuke baasstsenaariumi puhul, et sinna globaalselt nagu investeeritakse AI nagu infrastruktuur ja taristusse umbes $5 triljonit. Ja see on baasstsenaarium, kui sa lähed... See on siis üle maailma või? Jah, globaalne. Ja kui sa vaatad nagu siuke optimistlikumat stsenaariumit, siis see on 7,9 triljonit investeeringuid selle järgmise 4 aasta jooksul, et
ütleme tõesti sihukest nagu investeeringute mahtu ajaloos ei leiagi, on ju. Et see on ka, ma arvan, et võib-olla erakordne võimalus täna sellest nagu osa saada, et sellistes nagu ütleme turu momentumites ma ei soovitaks olla nii-öelda sihukestes väga pikalt turvasadamatest igasugused dividendi või ütleme sihukesed võlakirjad, ütleme sihuke, et ärge ajaga taga mingi 3-4-5%. Me oleme supertsüklis siin järgmise 5 aasta jooksul tuleb $5 triljonit nagu turgu, et kui te istute seal 3-4% turvasadamates, mis on loomulikult psühholoogiliselt väga mõnus istuda, on ju, saate rahulikult magada, aga kahjuks teid inflateeritakse nagu tasapisi välja siin turult, et järgmised aastad tõenäoliselt turgudel on generatsioonilised, kus sa saad nagu meeletult kasumit. Ja aga kui Meelis tuleb langus, siis on nii tore, et sul laekub dividendidest raha, aga sulle laekub kasvuaktsiast kuskilt mitte midagi. Jah, eks siin peabki selles suhtes kindlasti nagu närvi olema, et need mingid langused siin läbi istuma ja kui võimalik, siis jälle võtma selle tabeli ette ja siis tead, et see raha tuleb turgu siin. et selles mõttes hoidke ikkagist gaasi põhjas, et loomulikult eks investeerimine on väga sihuke psühholoogiline. Ma olen vist iga aasta rääkinud nagu mullidest. Turul nagu iga aasta mullid. No me elamegi nagu mullides, on ju. See aasta juba 1 või paar mulli siin lõhkes, on ju, kuld ja hõbe, on ju. Muuseas me hoiatasime ka päris seal tippudes. No natukene krüptot ka, on ju. No kas ta nüüd päris mull oli, aga no pool on kadunud, on ju. Jah, et et need mullid on tavaliselt, ütleme, sihuke üldine koguturu mull, seda õhtub pigem väga harva. Samas need mullid on nagu erinevates sektorites, erinevates võib-olla isegi aktsiates, Bitcoinil me oleme näinud mitu mulli siin lõhkemas. Aga millal meie podcasti mull tuleb? Jah, kui kuulajate arv läheb üles hästi kiiresti. Siis kukub alla. Jah, aga tüüpilised mullide mustrid on sellised, et loomulikult siin tasub nagu mingil määral neid riske arvestada, et millised on need tüüpilised on ju mullide omadused, et kui vaadata ajalukku tagasi, et siis üldjuhul see ühe sektori kontsentratsioon indeksites läheb sinna 40% kanti, kus me ka täna oleme tehnoloogiasektoril, 40% indeksist S&P-st, et siis ajalooliselt ka seal lähedal on see mull nagu lõhkenud, välja arvatud seal võib-olla see Railroad mull, mis oli seal 1800 seal lõpupoole, aga tõenäoliselt siis ei olnudki liiga palju sektoreid tollel hetkel nagu olemas, et seda võib-olla ei tasu liiga palju arvestada. Ja see on üks ohukoht. Samas hästi palju on võrreldud seda tänast oletatat mulli on ju 2000 aasta .com-i mulliga, see oli ka tehnoloogia sihuke buum on ju. Et siin on üks huvitav tabel, kus on pandud siis tänane nii-öelda Nasdaq ja siis 2000 aasta Nasdaqi liikumine, et siis kui vaadata, kui võimas ikkagist aastal 2000 see lõputõus oli, et see oli ikka väga sihuke maniakaalne, ma ütleks, et sihuke blow of top, kus siin 3-6 kuu jooksul indeks läks peaaegu duublisse. Et siis täna mul ei ole sihukest tunnet, et me oleme nagu maniakaalsel turul. Ei, sellist ei ole jah. Sellist järsku tõusu veel ei ole. Veel ei ole. Siis liikudes edasi järgmise slaidini, siis siin on see sama asi, aga nagu pikema 5-6 aasta graafikul, et siin nagu on näha, et Nasdaq toona tõusis on ju 7 kuuga 100%, et jälle 7 kuud, mingi assi selle 7 kuuga. See on mingisugune märk tõesti, aga te võite umbes on ju hoomata, et tänane see supertsükkel, millest see sai alguse, kui Nvidia tuli välja oma uue kiibiga ja 6 aega hiljem tuli välja ChatGPT, uus tehnoloogia on ju. Et see oli nii-öelda see Big Bang
moment nagu turgudel, mis pani aluse täna selle innovatsioonitsüklile suuremas pildis. Et siis minnes tagasi sinna aastasse 1994, et mis oli toona see Big Bang moment, see oli Netscape'i brauser, mis tuli turule ja nii-öelda sellest loetakse nii-öelda see .com'i buumi algushetke. Ja miks see Netscape'i brauser nii äge ja huvitav oli, see oli omast ajast nagu kõvasti ees, kuna seal oli, ütleme, tollel ajal need tavalised brauserid koosnesid niisama tekstist. Väga lihtne tekst, interneti brauserid olid olemas, aga siis Netscape tegi nagu sükse läbimurde, kus liiguti pilti peale graafiliseks ja süke oluliselt parem visuaal, mis tekitas nagu sükse buumi ja hullumeelse arengu. Ja see päädis siis tõesti 6 aastat hiljem selle .com buumi nagu tipuga, aga kogu see asi nagu võttis 6 aastat aega. Et täna me oleme ikkagist alles siin 3,5 aastat nagu liikunud selles pulliturus, et ja kui vaadata neid graafikuid, siis tegelikult me liigume väga sarnases rütmis tõesti, et võib-olla isegi see .com, see tõusutsükkel oli natuke kiirem, täna me oleme natuke maas, aga just need mullide, need supertsüklid on viimase 20% seal ajas, et kus teenitakse see kõige jõhkram raha nagu. Et ma loodan, et seekord läheb samamoodi, aga kindlasti seal kuskilt tuleb nagu ka exit teha, muidu te tõenäoliselt kaotate päris suur osa sellest kasumist ära. Miks hetkel me ei näe, et me oleme mullis, on ju, et kui sa vaatate seda vasakpoolset graafikut, siin on aktsiate hinnad versus kasumid, et siis see vasakpoolne graafik on siis aastal 2000, et mis tegid aktsiahinnad liikusid nagu hästi kiiresti kasumitelt eest ära. Paremal pool graafik on siis tänane seis, et siin ei ole nagu sellist erinevust, et kasumid tulevad kogu aeg nagu aktsiate hindadel järgi. Üks asi on kasumid, aga täna on kindlasti oluliselt rohkem rahaturul, kui oli nagu 2000 aastal, et kui palju siin raha on juurde trükitud on. Et küsimus ja võtmeküsimus on pigem see, et mille langused on hakanud tulema, eks me pärast nagu räägime ka, kui keskpank hakkab seda raha ära korjama, et siis on see probleem, aga siiamaani on raha juurde tulnud kogu aeg. Ja vaadates tõukast klassikalist suhtarvu on ju tuleviku vaatav B-suhe, siis me oleme võib-olla üle keskmise natuke, aga ka see ei viita nagu hullule mullile. Ja lihtsalt Pahvet ei vaata seda graafikut, et temal on Silleri B ja tema põhimõtteliselt vaatab natuke pikemaajalist hinnakasumisuhet ja see on siis nagu libiseva keskmisega, inflatsiooniga kohandatud ja see on süvelt kõigi aegade tipus. Ja see... Aga ta on päris pikalt püsid juba seal, on ju? On. Ja nüüd võib küll küsida, et okei, et Pahvet ei ole enam nagu juht, on ju, aga ta käib 5 päeva endiselt kontoris, on ju, endiselt tema nõu nagu küsitakse ja väga palju raha on ikkagi Berkshire veel, on ju, et see on ka ajalooliselt on nagu selline ohukoht natukene. Siis buumi ülekuumenemise faasis on keskpangad hakanud majandust jahutama, et täna, ütleme, tõesti, me turg nagu hinnastab mingisugused intressimäära tõusu tõenäoliselt on ju sisse siin aasta lõpu poole. Samas ilmselt ei ole nagu seotud nagu majanduse otsese sukse ülekuumenemisega, see on seotud rohkem nafta energia hindadega, Iraani konfliktiga, on ju. Aga kui jällegi vaadata nagu ajalooliselt, siis iga enne sukest hästi suurt buumi, siis keskpangad on intressimäärasid hakanud tõstma hästi kiiresti, et turgu jahutada ja enamus ajast ei ole nagu õnnestunud, on ju, et buum on ikkagist lõhki läinud ja toonud kaasa sukse suure languse, et täna me ei ole lihtsalt sellises faasis veel, et kus keskpangad peaksid hakkama majandust agressiivselt jahutama. Siis mis on veel üks huvitav näite alati ülekuumenemise kohta on
IPO turg. Et vaatame USA-s sihukest IPO turgu, siis tõesti täna see aasta, et IPO-dest kaasatakse väga palju raha. See on viimase 30 aasta jooksul üks kõige suuremaid raha kaasamise aastaid. Et viimane kord oli siis 2021, kui turult kaasati üle $500 miljardi ja siis meil oli SPAC-i buum, roheenergia buum ja tõesti see hästi palju IPO-sid tõmbas turu peale seda nagu vaakumisse ja meil oligi 2022 aasta oligi karuturg. See võis olla nagu sellega seotud, et liiga palju raha kaasati turgudelt ja loomulikult paljude aktsiate jaoks või ettevõtete jaoks hästi lõppenud, et siin 3-4-5 aastat aktsiad siin müüdi ikka 90% miinusesse ja mõned kadusid täiesti turult ära, kes selle IPO buumi ajal nagu turgu tulid. Aga kui võrrelda selle 2000 aasta .com-i buumiga, siis kogu selle 5 aasta jooksul kõik need ettevõtted, mis turule tulid, 2600 ettevõtet, nende kogu turuväärtus oli 3 triljonit, mis on inflatsiooniga korrigeeritud, siis täna 2026 aastal oodatakse nagu 3 ettevõtet, 1 tuli börsile ja 2 tulevad veel, siis nende 3 ettevõtte turuväärtus on nagu suurem, kui oli selle .com-i buumi 2600 ettevõtte turuväärtus. No selle asja nimi ongi raha inflatsioon ja varade inflatsioon, et no ikkagi raha on kõvasti jõudu trükitud ja eks need ongi sellised väga tõesti super mega käpid, mida väga harva tuleb nagu turule, et see nii suure nagu turuväärtusega, et ma ütleks, et kui need 3 ettevõtet välja arvata, et siis meil ei ole nagu sihuke ülekuumenenud turg nagu IPO-de suhtes. Jah, aga nad tulevad siin on nagu võidujooks investeeringutele ja võidujooks investorite rahale ka on ju, et ikkagi kes viimaseks jäävad, nendele võib-olla jagu seda raha enam nii palju. Jah, tõesti, et see, kui nad kõik 3 ettevõtet börsile tulevad, siis turul võib nagu mingisugune vaakum tekkida, et palju raha tõmmatakse sinna uude IPO-desse. Aga IPO-dest rääkides, siis miks me võib-olla ise ei ole nagu liiga palju tahtnud IPO-des kohe osaleda, siis on puhas statistika. Ütleme, Eesti investor USA omades ei saagi osaleda, et võib kaudselt läbi mingite osaluste, mis me rääkinud olema, aga otse ei saa. Jah, ütleme nii, et võib-olla kui sa otse saad IPO-s osaleda, siis on veel okei. Kui sa pead nagu esimesel päeval sinna sisenema, kui aktsia on juba teinud siin 30-40-50% on tõusu, et siis on väga ohtlik sinna siseneda. Aga reaalselt tegelikult see statistika on selline, et isegi kui sa said IPO-st märkida, siis top IPO-d ajalooliselt siuksed tuntuvad nimed, siis 12 kuud hiljem nendest on nagu plussis 43% ainult. Ja kui sa ostad IPO esimesel päeval kõrgemalt juba, siis tõenäoliselt see number on veelgi väiksem ja keskmine nende aktsiate tootlus 12 kuud hiljem on -9%. No ameeriklased on ju müügimehed, need müüvad kõik sulle maha. Ja alati IPO-dest märkimine selles suhtes on ka ohtlik või iga uus aktsia tekitab päris palju nagu investoritel segadust, palju raha, palju sipsimist, et siis alati nagu 1 aasta jooksul on päris suured siuksed drawdown'id olnud tipust langused, et keskmine langus on isegi 55% olnud, et siis peab nagu kõvasti siukest külma närvi olema, Aga no pigem ikkagi selle statistika põhjal tasub nagu oodata ja lasta settida ja siis vaadata, nii et mis ärimudel on. Jah, täpselt. Siis mis veel on võib-olla siuksed ohukohad täna on ju, et siin vahepeal räägiti hästi palju siukesest ringmajandusest on ju, ringkäive, et mis võib olla siuke müügitulude mull, et kui me vaatame, et kuidas kõik need top ettevõtted omavahel seotud on, et siis on nagu
müstika, need on liiga palju omavahel seotud. Vaadates siin, kes on OpenAI'sse investeerinud, kõik Microsoft lubanud 280 miljardit, Oracle, Amazon, et need kõik investorid annavad OpenAI'le raha, OpenAI läheb Nvidia juurde, ütleb, et kuule, mul on kohe raha tulemas, mul praegu ei ole, aga anna mulle juba kiipe või sa saad mingi osaluse, ja siis samamoodi see nii-öelda need samad dollarid jõuavad kuidagi uuesti ringlusesse, uute ettevõtete vahele ja lõpus nagu tegelikult ei saagi aru, et palju sellest $1 on nagu uus raha, et see on nagu üks sama dollar nagu käib erinevate ettevõtete vahel, kõik need ettevõtted genereerivad selle võrra rohkem revenue'd, mida suuremad sul on revenue'd, seda suuremad on ettevõtete valuation'id, seda lihtsam on jälle sul rohkem raha tõsta ja see nagu jätkub. Aga vaata, Meelis, sa ennem rääkisid, et revenue'd on kasvanud siin triljonites, et me võime siin pool maha võtta kohe siis, no nii. Jah, et ma ütleks, see kindlasti nagu on see risk, et see üks sama raha nagu keerleb, et lootuses selle peale, et mingil hetkel see AI hakkab päriselt nagu kasumit tooma ja siis tuleb nagu turu pealt uut raha ka. Et jah, need on need võib-olla riskid, millega peaks nagu arvestama, et kohati on nagu keeruline turg. Ja, et see on see turg, kus me täna oleme. Ma saan aru, et sa oled need minu väärtusinvestori raamatud sinna nurka visanud, et kas need visatakse nüüd päris ära või sa lihtsalt koristad seal midagi? Jah, ütleme selles suhtes tõesti, et me oleme nagu täiskäigul sisenenud uude innovatsioonitsüklisse ja kõikidel sellistel value investoritel ei ole selles tsüklis midagi teha, et tänasel turul ostetakse story't, see usk, kõik see kosmose, space teemad, et seal tegelikult kõik need aktsiad on ju panevad miinust, küll ilusti revenue'd kasvavad, aga siuke Buffetti tüüpi investorid või value investorid, neil on väga keeruline leida siin turul nagu mõistlikult hinnastatud ettevõtteid. No isegi kui sa mõned leiad, siis selles mõttes sul jutt on nagu õige, et fookus on nagu mujal, on ju. Et kedagi nagu rahavoog väga ei huvita, et ostetaksegi unistusi. Ja kõik need tänased teemad tiirlevadki on ju kiipide ümber, energia, data centrid, kõik see connection ja loomulikult space, kosmos, millest täna kõige rohkem räägitakse. Aga siis me mõtlesimegi, et millest me siis täna veel on ju räägime, et kuna nendest data centritest on nagu nii palju räägitud, et kõik see data centrite infrastruktuur, sinna läheb 5 triljonit. Et kuidas nad töötavad? Jah, et mis asi see siis on, et kas keegi nagu aru saab. Kas sina, Meelis, saad aru? Sa tegid kogu töö, saad aru? Et ka mina päris täpselt ei saa, aga ma leidsin väga huvitava sükse pildi, et kus on üsna lihtsalt see asi nagu lahti seletatud. Et sisuliselt siin ongi visuaalne pilt kogu sellest energia infrastruktuurist, mis on vajalik andmekeskuste töös hoidmiseks. Ja suures pildis, seal on 2 erinevat layerit või sükest taset, et üks on see energia tootmine ja teine, sinna sama valdkonda kuulub ka see nii-öelda toimetamine andmekeskustesse. Et siis energia tootmine see on võib-olla kõige keerulisem pudelikael, et seal sul on mingid võimalused, kas on tuumaenergia, kus elektrit saada, siis on päikeseenergia, tuulikud, mingi gaasi elektrijaamad, aga nende nii-öelda uute selliste energiajaamade rajamine on hästi nagu aeganõudev ja täna ütleme, kui need data centrid soovivad nagu võrgust elektrit hästi suures mahus, siis järjekord on seal 5, 7, 10 aastat ja paljudel öeldakse ei, et meil ei ole nagu sükest powerit kuskilt võtta. Vaata need suured, kõige suuremad tegelased AI vallas on ju, need ju teevad otse diile ju suurte elektritootjatega, et toodavad ka ainult neile. Ja siin Metad ja Amazonid, Microsoftid. Jah, et nad ongi täitsa nagu
investeerinud selles, et siin ehitatakse tulevikus on uusi tuumaelektrijaama, on ju. Aga siit võib-olla leiab ka selliseid suuremaid energiaettevõtteid, et mida võib vaadata, on ju siin Vistra, on ju, Talent Energy, GEV, on ju, et kes nii-öelda tegutsevad nendes selles infrastruktuuri osas, on ju. Ma vaatan, et siin Jerome Powell pani ameti maha, et on oma tööstusettevõtte siin teinud, et Powell Industries. et jah, et sarnane nimi. Aga siis see teine layer on siis sellised ettevõtted, kuhu kuuluvad sellised, ütleme, väiksemad, lokaalsemad elektrijaamad ja alajaamad, on ju. Seal on muuseas ka see Bloom Energy, on ju, kes nii-öelda pakub datacentritele sukest lokaalset elektrit fuel cell tehnoloogia näol. See on nagu üks lahendus ja ka võib-olla tasuks vaadata ka selliseid väiksemad ettevõtted just, kes pakuvad selliseid alajaama ja kogu seda elektri infrastruktuuri, on ju. Ja see on see koht nüüd, kus tegelikult see elektri, see suur kõrgpinge teiseldatakse väiksemaks pingeks, et mis siis tasapisi liigub sinna datacentritele lähemale ja sinna sissepoole. Ja siin võibki vaadata, mis seal nii-öelda AI factories või datacentrites siis sees toimub, on ju. Et kõigepealt, et sinna elektrit sisse saada, siis sa pead nagu teiseldama vaheldusvoolu alalisvooluks. See on see AC-DC. Süüst nagu kõik kodus olevad need laptopid, mobiilid, et kui sa neile mingi kõrgpinge taha paned, nad kõrbuvad paugust läbi, on ju. Et siis seal datacentrites sees ongi hästi palju erinevaid nii-öelda seadmeid, hästi palju erinevaid ettevõtted, kes toodavad neid seadmeid, igasugused inverterid, UPS-id, jahutusseadmed, on ju, kogu see juhtmestik, on ju. Et seal on nagu hästi palju erinevaid layerid, on ju. Ja lõppude lõpuks sa jõuad alles sinna kiipidesse, need racksid on nii-öelda need suksed külmiku moodi nii-öelda kogumikud, kus need kiibid nagu sees on ja seal on ühesõnaga need chipid, mis vajavad nagu hästi nõrka sukast voolu, et seal toimub veel selle 48 voldi pealt selle voolu alandamine nagu neile sobivasse faasi, on ju. Ja seal on hästi palju ettevõtteid, et kes toodavad igasugust väikest komponenti eraldi, on ju. Kas sa nüüd plaanid suurele Peetrile need kõik ära ostama? Sellest räägime hiljem, on ju, aga see on tegelikult täitsa enda valik, et millises ettevõttes te näete kõige suuremat sukest potentsiaali, et kui täitsa on nagu sukse kiibilevelile minna, on ju, et see kiip pannakse kokku ka nagu sadadest juppidest, on ju, ja ütleme suures pildis kuidas see algus saab, on ju. Meil on hyperscalerid, on ju, kust tuleb raha, on ju, need revenue'd, kes tellivad kogu seda arvutusvõimsust, on ju. Siis see teine layer nii-öelda on see süsteemi level, kuhu kuuluvad siis graafikakaartide disain ja arhitektuur. Seda teevad on Nvidia, Broadcom, Marvell ja palju teisi nagu ettevõtteid ka. Siis kui minna veelgi edasi, layer 3 on ju, siis see on siuke optilised moodulid ja laserkiirendid, mis seal võibolla tuntumad ettevõtted, üks on AAOI, mis on meil portaalis sees ja ka Shorent ja Lumentum, et kus Nvidia on ostnud osalusi. Siis veel saad edasi minna 4. layer, et see on nüüd silicon waversid ehk need kiipide alusplaadid, on ju, ja toormematerjalid, et need ettevõtted seal nii-öelda töötlevad neid haruldasi muldmetalle ja toodavad neid kiipe. Ja see 5. level on siis, seal on juba sellised ettevõtted, kes nii-öelda toodavad seda puhast semikonduktorit toormematerjali, et neid leveleid ja võimaluse nagu investeerida on nagu hästi tohutult, et siis seal nagu iga investor tulekski nagu
peaks tegema enda sihukese analüüsi ja vaatama, kus on kõige suuremad pudelikaelad, on ju. Ja kus on tema teadmistes kõige suuremad eelised turu keskmise investori vastu, on ju. Ja ütleme siin liikudes edasi, et mis meile siin huvitav tundub, et kus see kasv võiks nii-öelda need järgmised aastad olla, on ju, siis seda me teame, et see suur võrguelekter, see on juba nagu minevik, kõik on aru saanud, et sealt nagu rohkem powerit kiiresti peale ei tule, et me peame leidma mingid uued lahendused, on ju. Ja siin on nii-öelda 4 erinevat infrastruktuuri kihti, millest me natuke põgusalt rääkisime ka, on ju, et kus need ettevõtted on. Esimene kiht on ju kogu see energia infrastruktuur, nagu kuuluvad trafod, inverterid, igasugused elektrifirmad, kes nii-öelda ehitavad seda elektriga seotud infrastruktuuri. Siis see teine kiht on jahutusseadmed, on ju. Seal on erinevad ettevõtted, kes pakuvad õhkjahutust, seal on ettevõtted, kes pakuvad nende kiipidele suksid külmaplaadi tehnoloogiaid kuni sinna välja, et on liquid cooling, on ju. Et ka hästi palju erinevaid ettevõtteid ja nendel ettevõtetel kõigil on nagu taganttuul. Siis kolmas kiht on nii-öelda need optilised lahendused, on ju. Et kõik serverid, need racksid, laserid, kaablid, valguskaablid, mis on nii-öelda serverite ja nii-öelda turu vahel, on ju. Seal on nagu tohutu nõudlus järgmised aastad. Ja täna me oleme seal 4. levelis, on ju, kus on see pudelikael, on ju, mälud, on ju. Täna me näeme, et mis Micron, SanDisk, mis need ettevõtted teevad, on ju, investorid on hullumas, on ju. Et täna on see kõige suurem pudelikael seal, mis investorid on avastanud. Samas meil mõnda aega tagasi oli just optiliste lahendustega sama asi. Kõik siuke optikaettevõtted, nad on teinud siin aastaga mingi 5, 6, 7, eks, on ju. Ja ma arvan, et järgmised aastad nagu see raha nagu otsibki nende 4 sektorite vahel neid pudelikaelu. Vahepeal see on nagu mäludes, siis see liigub jälle optikasse, jälle siis võib-olla kuulingusse ja siis jälle sinna energia poole. Et need on need sektorid, nagu, mida siin tasub nagu jälgida ja enda jaoks võib-olla selgeks teha. Et suvi tulemas, et siis ilmselt tasub natuke tööd teha ja otsida. Et me võib-olla siinkohal anname väikse vihje ka, et te pea nagu neid ettevõtteid ise täitsa välja otsima. Et siin on suures pildis, siin on iga selle layeri kohta välja toodid sihukesed top ettevõtted, kes seal tegutsevad, kas on siis nii-öelda akusalvestus või siis puhtalt hyperscalerid, on ju, kes on seal mälude, kes on neocloudi sektoris, et valik on nagu teie, et kas võtate igast sektorist ühe või siis võite ka kõike võtta, on ju, 50 aktsiat, et siis te teate, et olete selles nii-öelda AI buumis täielikult kõik osad nagu ära katnud ja ilmselt seal on mõistlik istuda vähemalt 2030. aastani sees, et ja siis teist võib saada täitsa jõukas inimene. Miks sa ütlesid võib? No ütleme nii, et kindlasti siin mingid ettevõtted failivad, aga samas mingid ettevõtted ongi need uued staarid, mis panevad sul 10x nagu. Et ma täpselt ei tea, mis need on. Aga meil on juba sees mingid asjad, mis on siin mõned X-id juba liikunud, on ju. Et do your own church, on ju. Ühesõnaga, vaatan kella ka, et me oleme natuke üle tunni nagu rääkinud. Võibolla sellel ongi nagu paras hetk tõmmata korra nagu pausi. Tänada kõiki neid, kes on meid vaadanud ja kuulanud interneti kaudu. Ja ütleme, me siis jätkame siin pärast natukene, ütleme siis selle üllatuse poolega, kes on kohale tulnud. Aga kuna tuleb siin suveperiood ka, siis
meil nii-öelda eetris saated küll ei ole, aga te võite loomulikult meile samale meiliaadressile kirjutada, et investeerimisjutud@swedbank.ee ja siis kirjutada, et kuidas me peaks nagu sügisel jätkama, et kas me üldse peaks jätkama, on ju. Võib-olla te olete meist ära väsinud juba, et või oleme meie ära väsinud, et ma ei tea, Meelis, et igal juhul kõik soovitused on oodatud, et kuidas saaks saade veel nagu põnevam ja parem, et me ei tee seda ju ütleme, mina ei tee Meelise pärast ja Meelis ei tee minu pärast, me teeme ikka nagu teie pärast seda saadet. Kuigi vahepeal Meelisega siin räägime, et me saade on ju esmaspäeviti on ju ja siis kui paljud kolleegid siis nädalavahetusel puhkavad, siis meie peame nädalavahetusel otsima ja tööd tegema ja natuke, kui sa oled nagu lehmapidaja, et ei saagi nagu puhkusele minna, et lehm vajab lüpsmist kogu aeg on, et jah, nii ta on, eks me tänu teile me oleme siin, et te hoiate meil motivatsiooni üleval ja need, kes on täna siia koha peale tulnud, et siis meil on teile väike siuke eksklusiivne ülevaade ka veel mõnedest huvitavatest ideest, et miks me arvame, need on need head ideed, et aga et pigem jätame selle eksklusiivseks neile, kes on kohale tulnud. Et teeme siin võib-olla 1-2 minutit pausi ja kes on siis eemal, siis täname teid kõik ja eks kunagi siis tulevikus kohtume. Septembris kohtume. Ja, kõike head. Kõik head. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvutingimusega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No suu, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.